Tere! Mina olen Lauri ja ma sain natukene aega tagasi 30-aastaseks. Uskuge või mitte, aga ka minul selles vanuses tekib juba mõte, et äkki peaks endale pere looma ja kodu ostma. Seoses KV.ee korraldatava kinnisvararalliga tekkis mul võimalus vaatama minna päris tuusasid uusarendusi, kuhu ma mõtlesin, et ma kutsun teid ka kaasa. Lähme vaatame! Ma olen nüüd jõudnud oma otsaga Suur-Patarei 27, kus asub Kalamäe residents. Ja siin on üks korter, mida mina imustan ja näha tahan. Let's go! Mis on nutine? Uksekellaga saab internetti minna. Siia konkreetsesse majja ma tulin vaatama siis ühte kolmetoalist korterit, mis on 66,8 ruutu ja hinnaks oli sellel 188 000. Esimene kiire pilt peale visatud korterile ja nüüd vaatame siis selle korteri põhjalikult üle, jah? Me tšekime kohe üle köögi. Jep, külmkapp, see on täiesti tuttuus, sügavkülm. Prügikast, igal korralikul endast lugupidava eestlasel on prügikast kraanikausi all. Siin on nõuduvusmasin. Mina ei viitsiks elu sees ilmselt elada enam korteris, kus ei ole nõuduvusmasin. Liitpuututundlik ahi on olemas. Isegi manuaalid saab kaasa. Ruumi köögis tegelikult on päris palju. See väike pind, mis siin on päris praktiliselt ära kasutatud. See köögi osa mulle väga meeldib. Ja vett tuleb. Ei tule. Liigume edasi elutuppa, diivan, istume diivanile, mida diivanile istudes tehakse, vaadatakse telekat. Aga kus siis telekas panna? Telekat ju köögikapi peale ei pane, teeb ette. Ilmselt tuleb siis telekas panna kusagil sinna nurka ja ise siin lihtsalt lebo lasta. Normaalne 52-tönine telekas seina peale ja pidu küll. Nii, aga selle korteriga, kusjuures on üks suur pluss, et siin on megamassiv mõnus suur terrass, mis on päikese poole ja päev otsa põhimõtteliselt paistab siia päikene. Liigume edasi, vaatame, mis selle korter veel pakub. Siin on üks pisikene väike tuba, mis sobiks ideaalselt siis kontoritoaks, lastetoaks. Võtab eraldi väljakas terrassile. Päris mõnus. Mul on endal praegu selle kodu laknud täpselt samale poole ja ma tean seda, et siin reaalselt paistabki päev otsa, paistab päike, ta hakkab kusagil ma arvan, mingi hommikul kell 10 paistma ja ta läheb kusagil õhtul 8-9 paiku majade taha peitu. Nii et päiksepoolses toas on. Aga nüüd lähme vaatame magamistuppa. Lihtsalt üks parimaid asju, mis saab olla, on see, et sa kõnnid oma garderoobi sisse, sul on riidid igal pool näha, mis sul toimub, sa ei pea neid kusagil ära peitma. Siin on piisavalt palju ruumi. Võib ka öelda, et see on merevaatega korter, kuna ma näen siit reaalselt merd, linnahalli ja sadamat. Magamistuba, voodi, siin on mingid lambid, kuidas nüüd põlema käivad ja puutetundlik, väga peen high-tech värk. Prantsuse rõdu, siit kui kahjuks terrassile ei saa, aga õhku hingama küll. Tundub vist tugev, testime järgi. Päris mõnus. Nüüd lähme vaatame üle veel WC ja vannitoa, aga miinimaali tee peal ma näitan teile veel, mis siin kõik on. Ehk siis siin on terve rida erinevaid kappe ja siin on pesumasin. Selles korteris on WC ja vannitoaga nüüd selline lugu, et need on eraldi, mis mulle isiklikult väga meeldib. Siin on siis WC, vetsupatt ja kraanikauss, kõik, mis on eluks vajalik, on ju olemas. Liigume edasi siis pesuruumidesse. Siin korteris on siis dušš, vanni siin ei puhu. Siin korteris on siis dušš, vanni siin ei ole. Kraanikauss väikese kapikesega. Nüüd tšelo. Ja enne meil köögis vett ei tulnud, nii et vaatame, kas meil vannitoas on pesi olemas. Väga hea. Vot nii! Selline oli siis meil vana Kalamäe residents Suur-Patarei tänaval. Mul isiklikult see korter meeldib, muidugi kõige suurem südamevõitja minu jaoks on see väliterrass suur
ja walk-in garderoob. Väikseks miinuseks on see, et siin ei ole parkimiskoht ja panipaik hinna sees, aga ma arvan, et koos pangaga saame sellest asjast jagu. Kalamäe residensis käidud, vaadatud see korter üle. Mulle see korter päris meeldis, päris ilus oli. Võib-olla jääb natukene minu jaoks kalliks. Ja kui sina tahad samamoodi uudistada nendes uusarenduskorterites, nagu mina seda praegu teen, siis sul on võimalus 29. aprillil kella 11. kella 3-ni tulla kv.ee kinnisvararallile. Vaata lähemalt www.kv.ee/kinnisvararalli. Joo! Ja selle korteri juurde kuulub veel kusjuures kinnine aed ja laste mänguväljak. Mina oma pisikese tulevase tibulinnukese ulataksin rahulikult siit üle rõdu ääre ja samba kiikide asjade peale mängima.